nii, nüüd on vist toredasti ilusti näha. Nii, ja nüüd edasi vaatame natukene, või üldine plaan oli mul siis täna, et algul räägib Anu, siis me vaatame, kuidas meil läinud on, rõõmud ja mured ja küsimused, mis on tekkinud, ja siis vaatame natuke ka tulevikku. Aga nüüd edasi olid siis need küsimused, mida me siis Anule juba ma saatsin, aga nüüd arutame korra sellist esimest seda küsimust, et kuidas siis seltsilisena käituda, kui märkad või kuuled seltsitavalt vägivallast. Näiteks Jaakas palub, et ära sa kellelegi räägi, et mult keegi raha ära võtab või poeg mind lööb, kui purjus on. Et mis siis sellisel juhul teha, et milliseid lahendusi teie arvate, et võiks olla ja kuidas siin siis toimida. Selle põhjal ka, mis Anu juba rääkis, saab siis pakkuda mingeid lahendusi. Nii, ja nüüd siis, kes soovib jagada, pakkuda mingit lahendust. No ma arvan, et peaks rääkima politseiga äkki. Nii, üks variant, et helistada. Küsin siit kohe, kuidas selle politseiga rääkida, et ka muudel juhtudel, kui on mingi probleem, kuidas politseiga ühendust saab. Võtame niipidi selle praegu. 112 helistada, et on selline probleem, aga ma ei tea, äkki kohalik omavalitsus, mingi sotsiaaltöötaja, kellega rääkida, et on selline olukord, et kaasata kindlasti kohalikku omavalitsust ka. Et alustame siis sellest kindlasti, et esiteks räägime koordinaatoriga või kontaktisikuga. Et see on nagu väga-väga oluline, et pöördute algul kas minu või siis oma maakonna kontaktisiku poole ja siis juba edasi otsustame, mis siis teha. Ja nii nagu Anu siin ka ütles, mis lahendust ta pakkus. Et kui Jaakal või sellel seltsitataval on probleem, siis ennekõike paluda. Kas ta üritab ise nüüd? Just, et ennekõike proovida taga seda probleemi arutada, et ta saaks aru, et see on vägivald ja et see on lubamatu. Ja et sellisel puhul on meil olemas nii politsei kui muud ohvriabi, kes teda saavad aidata. Et see on teie ülesanne on, eks ju, ennekõike inimene ära kuulata, siis talle selgitada, siis ja kui on probleem tõsine, siis ikkagi koordinaatori poole pöörduda või igal juhul võib koordinaatorile rääkida ja see teema läbi arutada. Eks? Nii, kas kellelgi on mingisuguseid muid lahendusi pakkuda? Ja siis küsin nüüd, kas kellelgi on olnud mingeid juhtumeid sarnaseid oma seltsitatavaga või mingisuguseid ka selliseid näiteid tuua võib-olla naabri või kellegi teisega, et selline vägivald on olnud. No ma võin rääkida ühe loo, et mul on nagu vanaonu siis on nagu vanadekodus ja ta rääkis, et tema juurde tuli mingi meesterahvas ja küsis tema käest tema varade kohta, et uuris varade kohta ja siis küsis mingit allkirja. Et ma nüüd täpselt ei tea, kuidas see lahenenud on, et kas tal on maad ja varad on veel tema nimel või igal juhul see meesterahvas seal vanadekodus uuris väga isiklikke asju tema käest. Et kus su maja asub ja kes seal praegu elab ja no me leidsime, et see on imelik, et vanadekodu lasi sellise võõra inimese tema juurde.
et siin sama asi, et tegelikult tuleks pöörduda siis juba hooldekodu selle juhtkonna poole ja paluda või anda siis teada, et vot selline juhtum on olnud, palun uurige, kes see inimene on, miks ta seal käib ja seda kuidagi lahendada, et mitte jätta seda niisama, sest me ei tea, kuhu ja milleni see võib viia. Ja no tal on 3 last, et nad tegelevad selle asjaga. Just, ja väga hea, et see eakas ikkagi sellest teada teile andis, et ei juhtunud nii, et inimene arvab, et see on nii loomulik, et keegi küsib ja laseb asjadel minna ja nii võibki ta väga halvasti lõppeda. Aitäh sulle! Nii, ja nüüd siis järgmine küsimus, kuhu teatada vägivalla kahtluse korral, eks ju, hakkame siis sellest, et koordinaator, aga edasi oli siis ohvriabi või 112. Nii, aga nüüd selline, kas seltsilisel on õigus rikkuda, õigus sekkuda, kui sattudes peale vägivallaaktile? Et selline küsimus oli ka, et nii nagu siin Anugi juba ütles, siis vägivald on kriminaalkorras karistatav ja sellesse tuleb alati sekkuda, aga mis moel siis vot see on siis hästi kaine mõtlemisega ja võib-olla nõu pidada algul, aga igal juhul peab sekkuma. Nii, ja nüüd see viimane küsimus, mis siin on siis, et sellele ma soovin küll ka, et me siin üheskoos natukese ja teie pakuksite lahendusi välja. Ja siit siis, kas seltsiline peab tegelema probleemiga, kui eakas oma lähedastelt tuge ei saa ja elab hirmu all, et teda viiakse hooldekodusse? Kui keegi, siis ilmselt see eakas siis ütleb, kui keegi võõras tuleks ja käiks minuga jalutamas või elaks minu juures, siis mul oleks julgem oma lähedastele vastu astuda. Võtta selline situatsioon ja ma tõin selle siia välja, sest see on vist hästi, või mitte vist, aga see ongi hästi levinud see, et eakas ei taha minna hooldekodusse, aga siis võib-olla sugulased annavad talle seda, hakkavad talle seal rääkima, et peaks minema ja mis siis meie peaksime sellises situatsioonis tegema, mis seltsiline siin teeb, kui on eakas kurdab seda asja. Mis nüüd siis lahendused on, võt läksite oma eaka juurde, seltsitatava juurde ja tema hakkas räägib teile juba mitmendat korda, et näeb selline lugu. No, võin rääkida? Jah. Et no mina mõtlen, et ma ütleksin nendele, et mul on oma pension ja kui mul on natuke abi vaja, kui ma ei ole selline, kellel on vaja 24/7 hooldust, kui ma ikka natuke saan ise hakkama, et ma olen oma pensionist nõus maksma kellegile, kes mul käib kord nädalas või oleneb, kui palju vaja on, et keegi, kes mul käib abis, et toob mulle selle söögi või joogi, et niikaua, kuni mul võimalik on, ma tahaks kodus olla, et ma räägiks nendega ja pakuks välja, et ma ise oma pensionist siis natukene olen nõus panustama. Sest ega hooldekodud on kallid tegelikult, et see on perele ka võib kallis olla. Et sina pakud praegu välja siis, mis see lahendus on, suhtlus, kellega sa seda, mis sa välja pakud? No ma pakun välja, et eakas ise maksab kellegile, kes tal käib abis, niikaua kuni ta saab. Nii. Olgu, nii, mis teised pakuvad? Mina võin, kas on kuulda? Sumiseb küll, aga kuuleme. Kas nii on parem? Jah. No mina pakuks sellist varianti, et üks variant on jah, kas seltsiline, aga teine variant on, mis on see tasuline, on see ju
mis ongi see platvorm, see CareMate, kus ongi siis inimesed saavad tellida endale inimese ja kus tulebki siis vastavalt vajadusele kas 1-2 korda nädalas või tihedamini ja siis aitab, teeb hooldustoiminguid ja koristab või noh, mis iganes inimesel vaja on. aga see ongi ju hea, pluss see, et inimene saab elada kodus ja talle tuleb siis inimene, kes temaga toimetab ja teda aitab ja et noh, kui on selline võimalus, et kas siis eakas ise seda maksab või pere maksab. Et pakud eakale välja erinevaid variante, et kuidas ta saab kodus paremini hakkama, et saaks kodus edasi hakkama. Nii. No, ikkagi iga inimene tahab ju olla kodus, kodu on turvapaik ja kodus me ju tunneme ennast kõige meeldivamalt. Nii, kas kellelgi veel on? Võtaks kätte ja istuks enne vana inimesega maha. Mina istuks kõigepealt maha ja arutaks läbi, miks ta seda hooldekodu kardab. Ja ei pea ju hooldekodusse minema, et tuleks plussid ja miinused kõigepealt kokku panna. Ja siis otsustada alles. Et vahel vana inimene kardab asjatult asju, sest ta ei tea, see on tundmatu tema jaoks. Et mul näiteks praegu on just see situatsioon, kus meil küll on vastupidi, vana inimene tahaks minna, poeg ei ole nõus. Aga et meil on jutuks olnud see mitmeid kordi ja ta on just öelnud, et tegelikult ma tahaksin kellegiga rääkida, minu enda vanused on kõik ümbertringi ära surnud. Et tegelikult on see, et võib-olla pakkuda neid variante välja, mitte öelda, et hakka minema, vaid näidata talle, et ega see vanadekodus ja hooldekodus ei olegi nii hull see asi. Et on variandid sedasi elada seal ja olla seal või siis pakkuda välja neid teisi variante, mis siin pakutud said, et ta saaks siiski ise otsustada suurema ja laiema valiku vahel. Väga hea, et siis sinu poolt pakutud lahend või üks lahendustest on siis veel, et selgitada välja, mis ta seal üldse hooldekodus kardab ja miks ta ei taha sinna minna ja nii edasi, et kas... Ta üldse tahab jah, et kui talle näidata need plussid ka hooldekodu poolel ära. Just, nii, väga hea. Kas kellelgi on veel mingisuguseid lahendusi pakkuda või mingisuguseid, kuidas selliseid situatsioonis käituda? Millest rääkida või mis siis teha? Nii, ma proovin korra siit vaadata meie chatti, mis siia on tulnud. Peaks kontakteeruma perega, et miks nad tahavad hooldekodusse panna. Mina räägiksin natukene, mina käin hooldekodus, olen seltsiline, käin seal 7 inimese juures, aga võib-olla võiks sellise perele öelda, et nagu proovile panek, mitte et sa jääd sinna, et kui see vana inimene väga kardab, et võib-olla oled kuu, kui ei meeldi, tuled koju tagasi. Kui meeldid, võid edasi olla. Et see on just, et minul on ka üks vana inimene ütleb, et ma tahan nii hooldekodusse, aga laps ütleb, et ei, sa ei püsi seal, aga ta ütles, et ma ei tule kodus toime, ma tahaksin rahvaga suhelda, rääkida, nad tuhistavad läbi, toovad mulle süüa, aga ma ei näe isegi seda suhu panna. Et seal on jälle niimoodi, et vana inimene tõesti tahab, aga lapsed ütlevad, nagu väidavad vastupidist, et võikski olla selline prooviaeg, samas on ju need hooldekodus väga pikad järjekorrad, et võib-olla hakkad siin proovida, siis vana inimene lendab ära taevasse, aga ma arvan, et see prooviaeg võiks olla päris hea lahendus, et siis on, kui ei meeldi, vaatame, mis kodus edasi saab ja kui meeldib, siis võib hooldekodus edasi olla. Aitäh! Väga hea. Nii, kas keegi veel on olnud sellist situatsiooni või tahaks veel ka oma mõtteid jagada sellise situatsiooni peale? Tahaks öelda, et nüüd siin lähiringkonnas viimastel aastatel mina isiklikult olen kokku puutunud selliste asjadega, kus eakal on probleem, et lähedased tahavad teda nagu vägisi hooldekodusse viia ja kõik on halb ja paha.
aga tegelikult milles on probleem, lähedased on sellised, noh, ütleme südamega ja adekvaatsed inimesed, aga kuna elukohad on olnud kaugel ja kõik, siis tegelikult probleemi algus on saanud sellest, et sellel, no mitte ka väga eakal, on alanud või on siis juba mingis faasis tegu dementsusega ja ta reaalselt ei saagi oma asjadega hakkama. Ja noh, mõned on võtnud enda juurde, aga kahjuks nooremad käivad ju tööl ja 24/7 ei saa nagu järelevalvet ka lähedaste ringis sooritada ja siis ongi sedasi, et on kodudes erinevad õnnetused juhtunud, kui ka eakas kodus kukub. Noh, siis probleem on see, et oi ei ole järgi vaadanud ja mis iganes või läheb uitama, et see on teatud mõttes selline kahepoolne väga sügav probleem, et osad lähedased arvavad, et see algav või juba dementsusega elav lähedane, noh, see dementsus on niimoodi, et noh, nagu nohu, et läheb mööda. Lihtsalt nad ootavad, nad ei adu seda tegelikult, milline tõsine probleem see on ja siis, ma jätsin talle, rohud on kõik vastavalt, ta peab nagu võtma ja kõik, aga näed, lähen sinna ja kõik on võtmata ja ta on kõik tegemata ja ma ei tea, mis kõik kokku, et mis nüüd saab ja kõik selline asi. Et see on nagu kahe otsaga, et selle eaka ja eaka vahel tegelikult teatavates vanustes on väga suur vahe ja ega seda dementsust, liigi hiilivat dementsust, ega seda nii väga hästi ei oska ju keegi ka tähele panna. Noh, unustab või jätab tegemata, eks ju, ja sellistel puhkudel ka, et noh, ikkagi see dementne inimene, kui ta juba on sellega haaratud, siis ta natukene nagu oskab võib-olla mõnedes asjades võõrama eest nagu, kui võõras päris, ütleme ka seltsiline läheb selle inimese juurde näiteks, on seltsitatav, et siis ega ta alguses ju, ta ei tea selle inimese selliseid mineviku väga olulisi detaile, mida lähedased teavad ja siis tegelikult ta oskab ju väga adekvaatset juttu ajada. Oi, mul sugulased tahavad vot nii ja naa, aga rääkides ükskord, teinekord, võib-olla 25. korral see saab alles aru, et tegelikult midagi on valesti. Et see dementsuse teema on ka eakatel, ma ei saa öelda, et kõikidel on, aga väga paljudel on see probleem lähedaste ja sellise juba mingil määral dementsuses oleva inimesega. See suhe on väga keeruline. Suur aitäh, Liis. Ma tahaks korra veel öelda midagi. Et ennem jäi mul nagu jutus lisamata, et tegelikult on ju küsimus selles, et kas seltsiline peaks tegelema probleemiga. Ma leian, et seltsiline võiks aidata oma seltsitatavat sellega. Just. Nii, ja nüüd ma võtan selle teema kokku meie vabatahtliku seltsilise eetiliste normide või selle eetika põhimõtete kohaselt. Meie ülesanne ja seltsilise üldse käitumine sellise asja puhul peaks olema ennekõike tõesti kuulata ära ja selgitada, mida see eakas siis selle hooldekodu või ükskõik muu asja puhul ka, kui ta midagi kardab, siis esitada talle mingeid küsimusi, et miks ta seda siis kardab, et mis seal siis sellist on, mis teda nagu hirmutab ja mis saada sellest situatsioonist aru, et ta isegi saaks natukese paremini sealt selgust. Ja siis võib-olla tõesti, mitte võib-olla, aga siis pakkudagi talle erinevaid lahendusi, uudseid,
rääkida, millised need võib-olla hooldekodud on ja milliseid variante veel on kodus olemiseks. Aga ennekõige kõige esimese asjana on see, et proovime siis ikkagi ära kuulata, et mida ta kardab ja mis need hirmud tal on. Ja niimoodi seda teemat siis tasapisi lahates jääb loota, et ta lõpuks siis leiab end või saab see asi kõige parema lahenduse. Siin nagu Liigi ütles, et tegelikult on sellised dementsuse ilmingud ja selle edasine haiguse süvenemine on sellel eakal üksi kodus väga raske pärast hakkama saada. Ilmselt ta ise ei oska seda tunnistada ja ikkagi on vastu selle, antud juhul sinna hooldekodusse minekul, aga olukord on teistsugune. Aga meie siis seltsilistena proovime leida õigeid küsimusi ja aidata inimesel mõista ennast ja oma hirmusid. Nii, kas keegi tahab veel siia lõppu lühikese kommentaari öelda? Kui ei, siis lähme natuke edasi. Nii, ja nüüd jagaksime natuke oma kogemusi seltsitamisest, kuidas teil vahepeal läinud on, mis on toimunud, mis on mõtteis, toredaid lugusid ja kui on ka mingeid probleeme. Ja ma proovin nüüd, kuidas ma hakkama saan sellega, et jagan teid tubadesse ja te saate siis seal nendes tubades oma vahel natukese jagada ja siis umbes 7 minuti pärast tuleme siis siia kõik kokku ja üks inimene siis grupis teeb siis kokkuvõtte. Aga kuna ma ei ole väga ammu üldse siin mingisuguseid asju gruppe jaganud, siis ma proovin nüüd, kuidas mul see välja tuleb. Nii, kas keegi praegu oskab mind aidata gruppidesse jagamise puhul? Selle jätsin küsimata. Nii, üks hetk, vaatame, võib-olla ikkagi. Õnnestub. Vist on nii, et kuna sina oled host, ainult sina saad panna, meil vist ei ole seda võimalust. Ei, teil ei ole jah. Nii. No selge. Pean tunnistama praegu seda, et kuna ma ei ole väga ammu seda teinud, siis loobume seekord sellest. Aga teeme siis niimoodi, et ma annan tegelikult siit valin kedagi välja või on siis keegi, kes soovib rääkida, kuidas tal vahepeal on läinud. Et võtame siis kuskil 7-8 minutit ja siis saate jagada, et kuidas on seltsitamine läinud, kas on midagi toredat olnud, on mingeid probleeme, et siis ja kuna me salvestame, siis me nimedest ei räägi ja jagame lihtsalt. Ma võin ju alustada. Jah. Pole mingit probleemi. Väga tore, et keegi nii aktiivne on. Minul on isiklikult oma seltsilistega väga hästi läinud. Et eks ole probleeme ka, probleemidest ma tahan sinuga eraldi rääkida, sest need on nii pikad ja laiad. Aha, ma ütlen siis siia,
meil tuleb seltsiliste kohvik Pärnus, vast lugesid juba? Ja seal me saame kõik ma need selle kohta probleemid. ilusti ära. Nii. Aga ei, meil on praegu väga lõpus aeg. Noh, tore on ju, just rääkisime siin ennem dementsetest, et lõpus on kohe see, et mina olen nüüd 2 korda läinud juba järjest oma ühe seltsilise juurde, helistanud õnneks ennem ette bussis, et kuule, et ma olen juba teel, et istun juba teise bussi kohe ja siis selgub, aga teda ei olegi kodus, sest tema arvas, et mina ei tulegi üldse. Esimesel korral ütles, et ma ei tule, teisel korral oli ta poole Pärnu linna peal ja ütles, et issand jumal küll, kas sa tahad ka minu juurde tulla või? Ja niimoodi ajan mina oma seltsilist taga juba 2 nädalat. No vat. Et eks nende dementsetega ole nii, aga lõpus on ka, sest pärast kui kätte saad, siis on nalja palju. Mis siis nüüd teha sellisel puhul, et ennetada seda, et kuidagi, et see suhtlus ikkagi saaks toimima sellel ajal, kui sa sinna lähed või ei olegi midagi teha? Kahjuks mul ei olegi mitte midagi teha. Ma küll helistan talle varem ette, aga vahel ta siiski kaob mul ära käest. Et on nagu teatud asjad on peas, aga teatud asjad tal lihtsalt jooksevad järsku meelest ära. Aga noh, pole hullu, ta vähemalt teab, kes ma olen ja et ma olen olemas, nii et küll ma ta kuskilt kätte saan, sest ta on hirmus jalutaja ja siis ta jalutab juba eest minema. Selge, nii, väga tore. Nii, aga kes siis veel jagab? Mina võin ka jagada. Nii. Minul on oma, mulle meeldib temale öelda eakas sõbranna tema kohta, et meil on juba väga pikk ja selline südamlik tore suhe, aga jah, viimasel ajal tal on natukene emotsionaalselt raske, et tema siis sõbranna ja kes oli ühtlasi tema juuksur. Nad olid sõbrannad, ma ei tea, 20 või 30 aastat, mis on ju väga pikk aeg. Ja kahjuks tema sõbranna sai insuldi. Aga mis oli nagu tema jaoks väga raske selles olukorras, et tegelikult see sõbranna elas ka Tallinnas, aga siis tema poeg, sõbranna poeg siis otsustas, et paneb kuhugi, ma ei mäletagi, kes oli, ühesõnaga Tallinnast mingi 80 kilomeetrit. Et siis minu eakas sõbranna ja siis need teised töökaaslased, nad väga rääkisid selle pojaga, et kas saaksid äkki kuhugi Tallinnasse või vähemalt Harjumaale. Selles suhtes ju ei tea, mis kui see poeg elab ise ka Tallinnas, et mis kaugele pani, et see on juba tema enda asi, aga ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et see väga muserdas minu eakat, et tema armsal sõbrannal oli insult ja kahjuks oli jah päris tõsine, et tal on mäluhäire, et ta on dementne ja ta on täiesti selline masendunud, ütleb, et ei taha elada ja vahepeal räägib sellist segast juttu ja siis vahepeal oli minu eakal sõbrannal ka sellised hetked, kus rääkis mulle, et tule Kristin, et ega mul ei ole siin ka enam pikka pidu ja varsti on minul minek. Et tule. Ma loodan, et nii ei ole ja et meil on ikka veel palju toredaid aegu koos ja vahepeal olid tal natukene sellised hetked, kus ta hakkas mingeid omi asju mulle, et näed, võta nüüd see endale või võta see või. Aga ja kahjuks tema abikaasa suri ka eelmisel aastal ära. Aga üldiselt meil on ikkagi selline väga tore ja mõnus suhtlus ja teeme igasuguseid vahvaid asju koos. Ja ma proovin teda nii palju toetada, kui ma oskan. Ja vahepeal on raske, aga ikkagi ta on selline väga positiivne ja rõõmsameelne. Hea meel, et me oleme üksteist leidnud. Nojah, et paraku me ikka aeg-ajalt peame toetama oma eakaid, kuulama neid ära
ennekõike nad kindlasti vajavad seda ja siis peegeldama tagasi, et kuidas me sellest aru saime. Ega selline, kui on kas väga lähedane inimene haige või on lähedast veel surm tabanud, et siis ega see lohutamine siin tegelikult ei aita. Lihtsalt ikkagi kõige rohkem vajavad inimesed sellel hetkel nende ärakuulamist. Nii, aitäh sulle. Nii, aga nüüd ma valin ise mõne inimese välja, keda ma siis ka hea meelega. Liivia tahab rääkida, palun. Mina tahaksin ikkagi rääkida, sest mina tõesti ei käi kellegi kodus, vaid mina käin Südamekodus ühes toas, teises, kolmandas. Ma olen endale juurde hankinud neid ja üks naine siis nakatas mind pisikuga ristsõna lahendamisega, siis me võidu lahendame. Telekava tema lahendab ära ja siis mina lahendan ja kui tema midagi nagu ei oska, et siis ütleb, võta see oma aparaat välja ja vaata sealt siis moblast. Ja siis me niimoodi vaatame siuksed tühimikud, täidame kõik ära, et väga-väga tore on. Siis ma käin teise memme juures seal ja kolmanda juures ja nad on kõik nagu sellised erilised. Üks naine ütleb küll, et ma saan kodus väga hästi, saaksin hakkama, aga keegi ei taha olla minuga, tule sina juures, ela minuga. Ma ütlesin, et mitte ei saa, mul on ju oma kodu ka, et kui ma oleks kodutu, palun väga, ma võiksin ju sinu juures täitsa elada. Me tuleks kahekesi väga toime ja palju on selliseid, ühel on jälle korter, näed, nad panid mu siia ära, oleks mul inimene kõrval, me saaks kahekesi ilusti hakkama, aga vot see ongi see, et need mehed, need vaesekesed, need on ju ammu juba teisi ilma läinud, neid nagu ei olegi, nad on võib-olla veel viletsamad, sõbrannad on ka läinud ja kaks päris võõrast inimest kokku ka ei saa panna, kuigi nad oleksid päris nõus, peaasi, et ainult oma kodu saaks. Aga ma tahtsin rääkida veel ühest väga vahvast sündmusest. Südamekodu organiseeris siis teatripiletid ja nii me siis läksime sinna Põlva teatrisse ilusti liftiga ülesse ja siis meil oli muidugi natukene dementne mees kaasas ja siis ta ikka jõudis 8 korda minu käest niimoodi küsida, mis üks see on? Estraadika või? Ma ütlesin, et jaa. Kaua ta kestab? Ma ütlesin 2 tundi. Ja niimoodi ta küsis minu käest siis 7 korda. Ma mõtlesin, et kui etendus hakkab, mine tea, äkki hakkavad ise veel etendama seal. Ei, aga nad kuulasid nii rahulikult ja naersid ja nad olid tõeliselt õnnelikud, et nad said teatrisse. Et siis need ikka korraldatakse selliseid üritusi, et nüüd pidid keegi sinna laulma tulema ja siis, kui oli eakate päev, siis juhendaja ei saanud tulla seal ja ütles, et vii sina siis läbi. Siis mina võtan kõvasti luuletusi ja loen jutte ja räägin ja ta ütles, et ära enam räägi, laulame. Ma võin kõike osata, aga laulda ei oska. Siis me seal laulsime juba linnukesed, mida kõik teadsid, aga tuleb välja jah, et nad tahavad nagu seda nagu laulmist. Et siis ma andsin mõista, et võiks nagu laulusõnad ka, kes tuleb oma laulmisega, võtab laulusõnad kaasa ja siis nad rõõmsalt kõik laulavad seal ilusti saalis. Et mina tegelikult paraku ma ei ole saanud nüüd 6 aega nende juures käia, mul oli operatsioon ja ma kodunt välja ei saa. Ma tunnen, et nad tunnevad minust puudust ja mina tunnen nendest puudust, aga kui ma paranen, siis ma asutan sinnapoole jälle teele. Et minule väga meeldib seal hooldekodus, et nad on väga armsad ja kõige ilusam sõna, mis nad ütlevad. Tule ikka veel, kuna sa tuled. Ja ma usun, et nad on kõik seal haliks läinud, et vaatavad ikka teda ei tule. Nädal möödas jälle teda ei tule. Et ma arvan, et kui ma sinna lähen, siis mind see jälle kohtumise rõõm on väga suur, et see siis jah, et hooldekodu on nagu ta hooldekodu on. Et samas ma ütlen, et püsime terved. Ärme lähme sinna, kui me vanaks saame. Oleme ikka oma kodus. Jaa, aitäh sulle, nii armsad lood. Et ma ütlen siia omalt poolt ka lisaks, et ma käisin ka siin ühes hooldekodus, seal tegin sellist väikest grupitööd ja tõesti nad tahavad laulda. Et tee, mis sa teed, siis ikka jälle keegi ütleb, tahaks laulda ja tegevusjuhendajad tulevad, ütlevad ka, et või nad laulda, nad võivad lõputult. Et siis, kui ise ei oska laulda, siis vahest võib panna sealt YouTube'ist mõne laulu, seal on ilusti need sõnad kõik, Ütle meri, mu meri ja muud laulud ka, need neile väga meeldivad. Nii, aga väga tubli oled, Liivia, aitäh sulle. Nii, ja ühe jagamise saaksime veel võtta, et kas on keegi, kes soovib jagada mõnda lugu oma seltsitamisest
või rääkida mõnest mingi ma võin lugu, rääkida. jah. Et no mina oma seltsitatava prouaga käime jalutamas, meil on siin oma marsruut, 30 minutit ja ümber järve kõnnime. Teeme ühe ringi, kuna ta 2 ei jõua, siis ühest ringist piisab. Aga temaga on lihtne selles suhtes, et ta ise tahab väga rääkida. Et ega ma väga palju rääkida ise ei saagi, ma kuulan põhiliselt ja noogutan kaasa. Ja siis ma lugesin seda raamatut Tugev aju, Anders Hanseni Tugev aju ja seal ta räägib ka, et see kõndimine ja liikumine ja keelte praktiseerimine hoiab ära dementsust ja Alzheimerit ja sellele prouale nagu väga meeldib vene keeles rääkida ja siis ma ütlesin talle, et praktiseeri, et tal on sõbrannasid ka, kellega ta saab praktiseerida, et see keele praktiseerimine on ka selle aju tegevuse jaoks hea. Et jah, et ta ootab jälle, et kui ma aega saan, et siis ta ootab, et läheks jälle jalutama. Et jah, see oleks kõik praegu. Väga tore, et see jalutamine kellegiga koos, just et meie kui seltsilisena lähme ja jalutame mõne eakaga koos, siis see annab ikka kahekordse efekti, kui ta jalutaks üksinda ja pole kellegiga rääkida, siis veel hakkab võib-olla oma kurbi mõtteid seal mõtlema, et liikumine on igal juhul kasulik see, aga kui veel kellegiga koos ja saad juttu rääkida, siis see on ikka igale asjale, tervisele ja mõistusele ja kõigile ajule kasulik. Väga hea, et sa selle välja tõid. Ja ta ise ütles ka, et ta üksinda ei jõuaks nii pikka maad käia, et aga kuna me koos käime ja me bla räägime kogu aeg, et siis ta ütles, et aeg läheb kiiresti. Nii, ja nüüd jagame neid slaide siin jälle, 7 minutit sai ilusti läbi. Järgmiseks korraks ma tuletan raudselt meelde selle, kuidas siin jagada teid tubadesse. Nii, ja mis siis nüüd meil edasi saab, et natukese meie tulevikust, et kes ei ole vaadanud, vaadake, meie koduleht on uuenenud. Kodulehe aadress on siis ikka endine, sealt samast aadressilt saate ilusti minna ka päevaraamatusse, nii et saate seda päevaraamatut täita seal ja siis ehk siis seltsilised.ee, see on meie siis koduleht ja Krista on seal tublisti uuendanud seda, uued asjad. Nii. Siis on meil maakondades uued kontaktisikud, kes praegu elavad oma kontaktisiku tegevustesse sisse, aga varsti kindlasti võtavad teiega ühendust ka, nii et Põlvamaal ja ka Võrumaal abistab siis kontaktisiku tegevustes Inga Lehiste. Ma ei tea, kas Inga on olemas ka või? Või ei ole praegu? No igal juhul, et natukene me siin veel kõigi nende kontaktisikutega laseme neil sisse elada ja varsti nad võtavad teiega ühendust ka, siis saate juba lihtsamalt neile helistada ja nendega rääkida ja kui on probleeme ja rõõme, siis kellegiga jagada. Viljandimaal on Kaie Kasak. Kaie on vist olemas või? Ütle Kaie korra midagi või lehvita või kui sa oled olemas. Mina ei näe. Aga igal juhul nimi on siis Kaie Kasak ja Viljandimaa kontaktisik. Nii, Ida-Virumaal on Krisli Kaldaru ja meil juba Ida-Virumaal oli väike seltsiliste kohvik. Oli siis mõned seltsilised tulid kohale ja siis juba Krisli sai nendega tuttavaks ka. Ja Pärnumaal siis Katrin Loodis, meie endine seltsiline, ma ei tea, kas Katrin on olemas? No, nii. Et
siis 26. on meil Pärnus seltsiliste kohvik, info saatsin kõigile Pärnumaa seltsilistele ja siis me juba seal näeme kõik Katrinit ja saame siis temaga tuttavaks. Sellised uued inimesed on meiega liitunud ja muidugi siis toimetavad edasi ka vanad kontaktisikud Saaremaal siis Silje, siis Hiiumaal Ingrid ja Tartus meil siis on Triin, kes tegeleb haiglaga ja Põlvamaal praegu veel ka Liina tegutseb, aga Liina siis natukene annab Ingale oma asju üle. Nii, ja siis muud kohad siis ikka helistavad Karinile ja räägivad Karinile oma rõõmudest ja muredest. Nii, ja hetkel siis proovime ikka kirjutada projekti, et need projektid, taotlused, et saaksime natukese mingit toetust nii riigi poolt, Sotsiaalministeeriumi avalikest projektidest, kui siis ka maakondlikest projektidest, et siis läheb elu natuke lõbusamaks. Ja lähiajal siis tuleb Pärnu seltsiliste kohvik ja Harjumaa ja Tallinna kohvik ka, aga selle kuupäeva panen varsti paika. Ja nüüd ega kui kellelgi on veel mingeid küsimusi või mõtteid, saab neid jagada või küsida, et minu poolt on sellega teemad ära räägitud ja nüüd, kui kellelgi on midagi, mis ta tahaks veel küsida, näiteks päevaraamatu täitmise kohta, siis ma hea meelega vastaksin, kui kellelgi ei ole paroole, kui on mingisuguseid muid probleeme, siis saatsin teile hiljuti ka ühe tagasiside küsitluse, mida võiks täita ja sellised asjad. Kas kellelgi on mingeid küsimusi, mingeid teemasid, mida tahaks veel käsitleda? Ma tahaksin ühe. Oi, ma olen täna juhtumas. Koordinaatori suhtes, et me oleme ju kõik ausalt öeldes, tegelikult ma ei tea ju, kus me kõik oleme, aga kui oli siin, ma ei taha küll midagi öelda, aga kui oli kuskile väljasõit, siis kaugele või kuidas me sinna siis saame, kas koordinaator peaks seda organiseerima või siis lähen omal käel? Praegu on kaugel siis, mis meil oli siin näiteks seltsiliste kohvikud või? Ma mõtlen seda, et oli vist mingisugune, ta jäi küll ära, ta pidi olema vist Pärnus, ta jäi ära, tuli teine kuupäev, kas ei olnud midagi sellist, et ta siis liikus edasi septembrisse? Jah, nii kiire inimene, nagu ma olen, tegelen mitme asjaga, ainult ei laula, näitlen ja tantsin. Ja siis mul tekkis nagu vaba, mõtlesin, et oi, ma saan minna, aga kuidagi tuli vastus, et ega igale poole ka ei pea minema. No tähendab, et siis jälle, mul nagu jälle ei sobinud, kui tuli see õige aeg, et jah. Elu tuli nagu vahele, et kui koordinaator ei saa minna, siis järelikult need teised ka ei saa minna. Ma sain niimoodi aru. Et üldjuhul on see, et kui tuleb see meil, tähendab, kui tekivad sellised küsimused, siis kes on selle info saatnud, alati saab selle inimese poole pöörduda. Mina ei sõida ise ja buss ka ei lähe ja kui keegi nagu perale ei võta, järelikult sa ei saa minna kaasa. Et üldiselt need sõidud ikkagi korraldatakse. Pakutakse 2 varianti, kui on sellised, see oli see seltsiliste suminar, sellega oli niimoodi, et seal oli kirjas, andke teada, kes vajab transporti ja kui teada anti, et vajatakse transporti, siis
keegi maakonnast korraldas selle transpordi ikkagi ära. Et tuldi ühiste autodega ja saadi niimoodi ikkagi sõidetud, sest ega väga paljudel seltsilistel ei olegi transporti olemas ja siis on väga kahju, kui jääb sellepärast minemata. Kui on selliseid küsimusi, siis tuleb kontaktisikule või koordinaatorile kirjutada, et ma soovin sinna tulla ja mul ei ole transporti ja kui siis vaadata, mis see vastus siis tuleb. Ja siis on alati olemas kirjasaatja, kes info saadab, üldjuhul mina, et vot selle üritus toimub ja siis saab ka mulle kirjutada, et kas siis meie maakonnast ei sõida sinna keegi, kuidas sinna tulla või mis te seal mõtlesite nüüd oma ürituse keset Eestit välja ja kuidas nüüd siis mina siit kuskilt ilma otsa pealt sinna peaks saama. Nii, ja küll me siis leiame mingi lahenduse, et loodan, et leiame ikka mingi lahenduse, sellised kaugemad asjad ikkagi organiseeritakse transport. Aitäh! Nii, aga on hea teada, et vahest jääb asi kuskile taha, jumal teab, miks see seal niimoodi läks, aga kes käis, see oli päris tore asi meil seal. Nii, kas kellelgi on veel mingisuguseid asju, mis praegu kripeldab ja mõtlete, et tahate jagada? Mul on selline küsimus, et kas praegu kas on rohkem seltsilisi või rohkem seltsitatavaid või see enam-vähem kattub nii, et paarid tulevad kokku või on reservis midagi, et kas on reservis seltsitatavaid või seltsilisi? Ahah, pigem ma ütleks siis niimoodi, et meil on näiteks Järvamaal eakaid, aga seltsilisi on vähe ja Järvamaal on probleem, lihtsalt seal ei ole koordinaatorit ja seal on koordinaatori probleem. Nii, siis Harjumaal ilmselt on võrdselt ja kuna me praegu reklaami suurt ei tee, siis väga palju ka uusi inimesi ei tule, aga ma mõtlen, keda praegu tuleb rohkem. Tallinnas tuli üks eakas, 2 seltsilist ja võib-olla isegi tuleb seltsilisi praegu rohkem, kes saadavad mulle info, et nad soovivad seltsiliseks tulla, aga siis kaovad ka kuskile ära. Nii et praegu ma päris täpselt sulle ei oska öelda, aga üldiselt on see, et seal, kus on seltsilised, seal ei ole eakaid ja seal, kus on eakad, seal ei ole seltsilisi. Okei, selge, aitäh. Nii, jah. Anneli. Siukest asja, et kas on ainult mul see probleem või on see teistel ka, et kui ma üritan salvestada seltsilise lehel oma sisselogimise paroole, siis ta ei lase neid salvestada. Et oleks kogu aeg sisse logitud, selles mõttes, et ma saaksin automaatselt kohe kiiresti sisse minna, et ma ei peaks iga kord toksima neid paroole, sest mina olen see, kes telefoniga kõike teeb ja siis üritan seda päevaraamatut iga kord bussis ära toksida, nii kui ma ära käin, sest muidu ma ta unustan. Aga iga kord on see, et lööd 10 korda valesti ja juba on nii kõri auguni, et kas tõesti olen mina ainukene või on teistel ka see probleem, et ei saa salvestada neid? Mul alguses oli sama probleem, aga hiljem salvestus. Aga ma ei tea, millest see sõltub. Ma alguses tükk aega ka toksisin neid andmeid sinna, aga nüüd ta on salvestunud. Aga kuidas see juhtus, see on anomaalia? Minul on arvutis see, et ma panin ilmselt sinna linnukese, jäta mind meelde. Ma ei tea, kas telefonis saab seda panna. Ja iga kord, kui ma lähen, siis on mul kohe see parool seal ees olemas.
et Ma olen arvutis, mõlemale pannud nii arvutile kui telefonile ja mitte kummaski ei salvestu. ohoh, Et ma vot see sellepärast on just küll nüüd, küsisin, tähendab, on ainult minu probleem, ma pean otsima lahendust. Karmen, ma nii, ei ole selle probleemiga kursis, ma ei ole seda kunagi proovinud sinna linnukest panna. ahah, Ma ei tea. aga sul jääb see parool sinna ette või? Ühesõnaga, ma lähen erinevate paroolidega väga tihti sisse, ma üldse ei ole linnukest pannudki. No Ei ja. tea, ei ole kursis sellega. minul jälle on salvestunud ja väga lihtne on, sellepärast et ausalt öeldes neid paroole on nii palju, et peaksid nimekirja tegema, kuhu millega lähed. Aga õnneks on ta jah, et saab supsti sisse ja on asi lahendatud. Võib-olla on siin ka see, et minu arvuti näiteks teeb seda, et ma ei tea, kuidas, aga ta juba salvestab need paroolid kõik endale kuskile ära, nii et aeg-ajalt tuleb see mul ette see pilt, et ma ei oska nüüd seda selgitada. Kõik paroolid, mis ma arvutis panen, need on kuskile salvestatud arvutisse ja võib-olla tänu sellele on alati mul see parool seal ees. No mul on ka tavaliselt on see, et kõik muud paroolid on ilusti olemas. Aga võt just see, sellepärast ma küsisingi, et kas teistel on ka probleem. Aga ju siis on minu endal mingi probleem ja ju me saame selle lahenduse ka kuidagi, et see nii toksin, kuni ühelt poolt enam ei pea toksima. Ja Made ütleb ka praegu, et tal ei jää see parool sinna ja vaat siis niimoodi ja keegi ütleb ja Rutt ütleb, ma tean, Rutt, jah, et sul ei ole paroole ja sa ei ole päevikut täitnud. Ma tean ja selle asjaga me tegeleme lähiajal. Et seda parooli asja äkki peab küsima mõnelt IT-teadlikult inimeselt ja siis saab selle ja kui sa seda, Anneli, leiad mõne sellise inimese, siis anna meile ka teada, mis ta siis pakkus lahenduseks. Vot, aga kuulge, väga tore oli teid näha ja tore oli õigemini, kelle nimesid näha siin ja kes pildiga tulid ja väga armas, et te osalesite. Loodan, et sellest ja usun, et sellest esimesest Anu esinemisest oli teile kasu. Tuletage oma eakatele meelde, et nad oleksid arvutiga tähelepanelikud ja kui keegi helistab, siis mõtelgu hästi tõsiselt järgi rahulikult, kui keegi palub neil mingit paroole panna ja muud asjad ka. Ma saadan teile slaidid, saate need veel üle vaadata ja oleme siis oma eakatele headeks nõuandjateks, et nad ei peaks kunagi puutuma kokku mingite kelmustega ja selliste probleemidega, et siin on ainult info levitamine meie poolt on see, mis me saame ära teha. Ja kui on siis mingisugust väärkohtlemist või vägivalda, et te saate jutus aru või mingisugune, no ja just jutus, kui juba pealt näha midagi on, see on väga tõsine asi, siis ikka võtame kontaktisikuga, minuga või siis oma maakonna kontaktisikuga ühendust ja arutame seda asja, et kuidas seda lahendada. Aga muidu teile suur aitäh, et te niimoodi toredasti panustate, jutustate oma eakatega, teete nendega pannkooki, lahendate ristsõnu, laulate kõiki neid toredaid asju, et sellega muudame maailma natukese ilusamaks ja toredamaks kohaks neile. Aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku. Aitäh. Kena õhtut. Kena õhtut. Kena õhtut. Head aega. Head aega.